Arvutitark alustab taas ja sellelgi sügisel on meil siin stuudios arvutialaseid ning infotehnoloogiaalaseid nõuandeid jagamas Arvutitark Veiko Tamm. Tere õhtust! Tervist! Suurema uudisena Arvutitargas saates on see, et me saade on nüüd 2 korda pikem ja seetõttu jätkub meil aega põhjalikumalt käsitleda teemasid ja uue rubriigina toome me sisse vastusena paljudele meile saadetud küsimustele, toome sisse rubriigi arvutimängudest. Räägime, mida on põnevat uut, näitame mõningaid uusi hitte ja kutsume ka siia mõningaid põnevaid külalisi, kes on spetsialistid mingi mängualal. Esimene külaline on meil stuudiosse kutsutud juba täna ja tema tuleb meie partnerfirmast GameStar, rääkimakski siis kõige uuematest trendidest meie arvutimängude turul. Enne veel aga väikese vihjena olgu öeldud, et meil on siin saates veel üks uus tegelane, professor Protsessor, kes teeb siis erinevaid katseid ja teste arvutitega. Ning püüame hakata saates teie küsimustele vastates andma nõu ka mitte ainult raudvara osas, vaid rääkima ka programmidest ja igasugusest nippidest, kuidas meie IT-tehnika meid paremini teenima panna. Ja tänase päeva värske uudis tuleb Apple'ilt, millest me ka ei saa rääkimata jätta. Ja sel ajal, kui meie saade lõpeb kell 8, algab kell 10 hommikul Pacific Standard Time'i järgi Apple'i suurüritus, mille peamiseks pommuudiseks on iPhone 6 lansseerimine. Veel on aga meil plaanis väga palju teisigi teemasid ikka seotud arvutitega. Näiteks on meil täna plaanis käia ära, sina küll juba käisid ära, uudistamas 3D printerit. Ehk siis tutvustame 3D printerit, millega vist võib küll välja printida mida iganes. Peaaegu jah, isegi autonäitustel kõik need ideeautod on kaasajal juba 3D printimisega detailidest kokku pandud. Keegi enam ei tee neid tehastel liinide taga. Aga see pole ainult eksklusiivne värk, vaid kaasajal iga entusiast võib endale soetada seadme ja juba kodus hakata tegelema 3D skaneerimise ja printimisega. Aga sellest kohe lähemalt. Me oleme saabunud büroo maailma esinduskaupluse juurde, et tutvuda ühe väga põneva masinaga. Ja teejuhiks meil siin büroo maailmas on ostujuht Margus Ross. Väga tore, astume edasi. Ja olemegi jõudnud büroo maailma poe sügavustesse, kus meil selja taga krigiseb ja nigiseb mingisugune kummaline masin. Millega siin nüüd, Margus, tegemist on? Tegemist on siis 3D printeriga, millega saab arvutis 3D joonestusprogrammis valmis joonestatud esemeid välja printida. Põhimõtteliselt võib kasutada ükskõik millist 3D joonestusprogrammi, ta lihtsalt peab toetama STL-faili. See STL-fail läheb printeri programmi, kus ta viilutatakse kihtideks ja siis printer hakkabki printima alt kihist peale kuni üles välja. Mis materjaliga meil tegemist on? Mida saab üldse 3D-ga? Antud printer prindib plastikut. Tal on siis plastiktraat, mida ta sulatab üles ja siis pärast kiht-kihi haaval hakkab seda vastavat eset siis üles ehitama. Nii et see ei ole mitte nii, et objektid teeme ümber ringi, vaid siis tuleb kiht-kihi haaval nagu müüri ladumine, eks ole? Täpselt nii. Alguses on joonis, siis printeri programm teeb selle joonise, viilutab ära horisontaalselt ja hakkab siis alumisest kihist alates hakkab ehitama seda. Nüüd me vaatame siin ühte Eiffeli torni. Kas seda on ka võimalik tõsiselt printida niisugust kribu-krabu asja? Jah, see on nüüd valmis joonestatud selline Eiffeli torni makett ja siin ta on nüüd pandud selle printeriga kaasas olevasse programmi, mis siis võimaldab seda siin vähendada, suurendada. Hetkel ta ei mahu selle printeri pea alla ära, et tuleks seda vähendada. Ja seda kõike on siis võimalik juba siin programmis eraldi töödelda ja teha. Ja siin seisab niisugune väga tundelise nimega asjapuusul monitori ees. Ma loen siin Sense on peale kirjutatud. Mis see on nüüd siis meil see skänner, nagu ma aru saan? Jah, see on nüüd selline lihtsam 3D skänner, millega on võimalik sisse skänneerida suuremaid objekte. Ta ei tee seda väga täpselt, aga kuju saab olema äratuntav
ja hiljem on võimalik ka siis seda erinevates programmides töödelda selliselt, et saab suhteliselt sellise täpse inimese, auto või mootorratta kuju. Sisuliselt on vaja joosta ümber objekti, et siin siis on näiteks selle objekti kaugus tuleb, et nüüd on juba näha, eks see objekt, ja siis kui teha sellega tiir ümber objekti, siis ta salvestab selle ringi ära ja hiljem siis on võimalik seda salvestatud toodet või kuju siis muuta, parendada vastavalt siis tegija nägemusele. Et neid tehnoloogiad on täna erinevaid. Ütleme, et kui fotoaparaat panna sinna, siis on vaja ikkagi kallist fotoaparaati, tehnoloogiat, mis teda ringi ümber inimese täpselt millimeeter haaval viib. Siin on natukene lihtsam see ja hinnad algavad ka sellel konkreetsel mudelil siin 450 eurost. Kas see on nüüd midagi väga rabavalt uut tehnoloogiat? No ütleme, et meedias seda on jõudnud üsna hiljuti, võib-olla viimased 3-4 aastat on sellest väga palju kirjutatud ja uudisteski näidatud, aga tehnoloogia iseenesest on tänaseks päevaks juba 30 aastat vana. Et esimesed patendid sellele tehti 1984. aastal. Aga praktiliselt, ütleme, rakendama hakati maailmas siiski ikka, ka siis, kui rääkimagi hakata, eks No tegelikult ka esimesed, ütleme, kommertsprinterid jõudsid turule 89. aastal. Et nad on pikalt olnud, aga nad on olnud väga kallid ja võib-olla nende kasutusala on olnud piiratud. Ja nüüd viimastel aegadel lihtsalt seda tehnoloogiat on väga kiiresti edasi arendatud, on tulnud mitmed erinevad tehnoloogiad. See tehnoloogia hind on läinud palju kättesaadavamaks. Rääkiksime mõne sõnaga hinna suurusjärgust. Millest nad pihta hakkavad? Kes võib juba seda soetama hakata endale? Ütleme, internetist leiab tänapäeval seal alates paarisajast eurost võib-olla printeri, mida saab kuskilt Hiinast tellida. Aga meil siin valikus on alates 1000 eurost. Ja päris kallid masinad, need jõuavad kuni miljonini. Sõltuvalt siis, mis materjalidega prinditakse, kui suurt objektid on võimeline printima ja nii edasi. Ma olen kuulnud, et see 3D printer suudab isegi küllaltki keerukaid metalle välja printida. Täpselt nii, et metalli suudetakse printida võib-olla umbes kuskil 15 erinevat metallimaterjali või sulamit, mis praegusel hetkel ollakse võimelised tegema. Aga seal käib väga kiire arendustöö, et seal see hästi kiiresti areneb see ala, et seal katsetatakse kogu aeg uusi materjale. Ja siin on üks väga väike kaval põnev nipp selle 3D printimise juures. Millised on tema eelised näiteks treipingi ka valmistamise puhul? No siin ongi 3D printimine, et see on nagu hoopis teistsuguse lähenemisega tavatootmisele. Et ei võeta mingit materjaliklotsi, millest ei lihvita või freesita välja mingi vajalik detail, vaid siin hakkab ehitamine nullist peale. Ehitatakse täpselt selline detail, nagu vaja on. Ja 3D printimine võimaldab teha selliseid detaile, mida traditsioonilises tootmises võib-olla polegi võimalik teha või mis tuleks teha paljudest erinevatest komponentidest. Näiteks õõnes detailid? Jah, näiteks seest õõnsad detailid, et mingid õhutustorud või sellised asjad, mis seest peavad tühjad olema. Et 3D printeriga on nad võimalik ühest tükist välja printida ja seal jääb väga palju lisatööd tegemata, mis traditsioonilises tootmises on. Tänu tehnoloogia arengule oleme jõudnud nüüd siia aega, kus selline 3D printimine, 3D skännimine on muutunud juba piisavalt taskukohaseks ka igale tavatarbijale, kes tahab kätt proovida. Nii et kui huvi on, astuge büroo maailma kauplusesse, saate oma silmaga näha ja veel täpsemat know-how'd küsida. Ja nüüd arvutite juurde tagasi, kui eelmisel hooajal ehitasime ühe võimsa lauaarvuti just mänguritele, siis nüüd, Veiko, on sul plaanis mängimisega tegeleda hoopis sülearvutil, jah? Jah, see on nüüd läinud üsna populaarseks alaks, et valmistada ka juba mängukõlblikke sülearvuteid ja põnevaid masinaid on meile jaganud otse oma peakontori kaudu Taiwani suurtootja MSI. Kas mul on õigus, et MSI arvutid ei ole Eestimaal väga levinud antud hetkel? No võib-olla ei ole nad nii tuntud, kuigi nad on meie turul juba 10 aastat olnud
ja arvuti komponentide, emaplaatide, graafikakaartide tootjana on MSI arvestatav tegija 3 suure hulgas koos Asuse ja Gigabyte'iga. Nii et tegemist on väga kuulsa nimega. Igal juhul mänguritele väga tuntud arvuti ja sellest nüüd kohe lähemalt. Et mis teeb ühest sülearvutist geimeri arvuti? Mis on erilised omadused? Seda me püüame kohe selgeks saada MSI Dragon Army kõlavat nime kandva sülearvutite värske seeria näol, mida on meil siin juba 3 isendit ka laua peal ja meie vahel püsti pandud. Räägite äkki, Tõnis Läämad, millised mudelid meil praegu siin näidata on? Laua peal siis kõige suuremana on meil MSI GT70 ja tema nimetuseks on siis Dominator. Ja see on üks kõige võimsamaid sülearvuteid MSI valikus. Ja lisaks sellele siin tagapool on meil MSI õhukesed mänguri sülearvutid ja ka kõige õhem 17-tolline mänguri sülearvuti siis. Ja need on siis mõlemad nimetusega kummitus ehk Ghost. Ja mitte ainult kõige õhem, vaid ka kõige kergem gamer-klassi sülearvuti maailmas hetkel. Masin kaalub ainult 2,66 kilo ja enamik 15-tolliseidki tavalisi sülearvuteid on raskemad kui see isend. Näita seda korraks, kui me kaane kinni paneme, kui õhuke ta tegelikult on ja kui kerge see masin tegelikult on. Et siin on jah, MSI saavutanud päris hea disaini. Praegu kõigil nendel masinatel, mis me siin MSI käest näeme, on graafika südameks Nvidia M800 seeria graafikakaardid. Kõige võimsamal on M880 koguni ja see jätab oma jõudlusega selja taha paljude lauaarvutite jõudluse vist ju. Graafikaks siis jah, kasutatakse praegu põhiliselt ainult Nvidia kiibistikku, kuna see on võimsam kui AMD ja sülearvutite puhul on ka energiaefektiivsus ehk siis võimekus aku pealt töötada on oluline ja Nvidia suudab seda niivõrd hästi teha. Ja teiseks asjaks siis protsessor, mis on siin juhul väga võimas i7 4800 seeria mobiilne lahendus, siis need on samuti energiaefektiivsed, kuigi väga võimsad protsessorid ja selle tõttu kaasaskantav läpakas võib olla õhukene ja suhteliselt kerge ja samas suure jõudlusega. Ja kui me neid testisime, siis jah, täisgraafika võimsusega peab ta kuskil tunnikandis see aku vastu. Nii et väga pikka mängimist ilma seinas olemaseta me ei saa. Aga samas, kui me ei mängi, graafikajõudlust vaja ei ole, lülitatakse eraldi graafikakaart välja, kõik läheb Inteli sisese graafika peale ja sellisel puhul see sama mänguri läpakas võib vastu pidada umbes 6 tundi autonoomses töörežiimis, mis on väga hea tulemus tegelikult. Jah, selleks on Nvidia poolt siis Optimus, mis siis lülitab automaatselt graafikaringi Inteli integreeritud graafika peale ja Nvidia kiip lülitatakse välja, säästes tohutult sellega voolu ja aku eluiga on siis selle võrra ka päris pikk. Ja nüüd teine, mis on mänguritel kaasajal juba faktiliselt must be, on nii nimetatud kõvaketas ehk SSD, mis on siin ka süsteemi peakettaks. Ja lisaks sellele, et oleks ka rohkem ruumi igasuguse kola hoidmiseks, on MSI pannud täiendavalt 1-terase kõvaketta, vanakooli kõvaketta sisse. Siin nad on nüüd kasutanud 2 erinevat lahendust. Veidi odavam versioon on, kus on siis kõvaketas ja hästi väiksemahuline SSD, aga seda siis kasutatakse kõvaketta töö kiirendamiseks. Ja siis teise lahendusena nad pakuvad ka eraldi suuremamahulist SSD-d, kus on operatsioonisüsteem ja võib-olla ka mängud peal ja siis andmete salvestamiseks on eraldi kõvaketas. Ja kui me räägime mänguritest, on siin ka üks eraldi uudis lausa. Vaatame siia logo peale ja logo peal on kirjas SteelSeries. SteelSeries on üks maailma tuntumaid mängurite, klaverite ja hiirte tootja ning MSI kasutab nende
ilusa värvilise LED taustavalgustusega klaviatuure. Muidugi, kellele ei meeldi liiga kirev klaviatuur, saab selle lülitada kas valgeks taustavalgustuseks või üldse taustavalgustuse välja lülitada. Jah, mänguritel on kindlasti nagu need sülearvutid tugevalt suunatud ja lisaks siis SteelSeries'e klaviatuuridele kuuluvad need sülearvutid Killer seeriasse. Killer tähendab seda, et neil on siis spetsiaalse tootja poolt pakutud helikaardid, mis on neil sisse ehitatud heli küll, aga tänu sellele, et neil on isegi olemas eraldi bassikõlar, kuigi väike, teevad nad sülearvutid täiesti märgatavat heli. Ja samamoodi on ka võrgukivi, mis on siis optimeeritud töötamaks mängudega koos. Ehk siis kui teil Windowsis näiteks jookseb torrent või mingi muu programm taustal, siis lükataksegi kõrvale ja mängu interneti kasutus optimeeritakse mängule. Nii et praegust jah, võib kokkuvõtlikult öelda, et mänguri sülearvuteid on tegelikult ju juba lisaks mainitud Alienwarele ja Voodoo PC-le on ka Asusel olemas, aga MSI Dragon Army on nagu kõige suurem, kõige laiem valik nii hindade, võimsuste kui ka mõõtude osas ja siin on vist mingisugune üle 15 erineva mudeli võimalik saada ja tellida. Peaks isegi rohkem olema, 20 tuleb kokku ära vast. Eraldi seeriaid peaks 5 tükki umbes olema, mille seast siis valida. Ja mõned neist siis on õhemad nagu GS-seeria sülearvutid, mis siin taga on meil. Ja GT-seeria on siis lipulaevaks neil kõige võimsamad mudelid. Ja muidugi see masin, mis mängib juba korralikult, saab kõigi tööülesannetega ka hästi hakkama. Nii et küsimus selles, et ta mingit muud asja ei jõuaks teha, see langeb nüüd küll täiesti ära. Nüüd oleme me päris pikka aega rääkinud masinate tehnilistest omadustest, nende võimekusest, aga on kindlasti üks küsimus, mis potentsiaalset ostjat huvitab ja selleks on hind. Mis raha eest sellised masinad saab endale soetada? Et MSI seerias võttes siis alates 800 eurost algavad umbes siis mänguri sülearvutid ja hinnaklass läheb kuni umbes 4000 euroni, kui te tahate tõesti täiesti ulmelist sülearvutit endale saada. Kes tahab, kellel on vajadus, siis palun igas hinnaklassis leiab ja arvutitargast leiab kindlasti ka nõuandeid, mida konkreetselt valida, millisele mängule, mis on teie lemmik. Nii et me ei pea kõige ulmelisemat võtma, aga juba kui ma siin testisin, siis 1500 eurosed masinad näitasid väga-väga häid tulemusi. Ja mänguri arvuti juurest jõudsimegi meie mängurubriigini, nii nagu saate alguses lubati. Meie tänane stuudiokülaline on Jaanus Kukk. Tere õhtust! Tervist! Olen Jaanus ja esindan GameStari firmat. GameStar on nüüd Eesti kõige suurem mängude maaletooja Eestimaal või Baltikumis? Mitte ainult Eestimaal, tegelikult ka kogu Baltikumis. Me oleme ametlik maaletooja ja edasimüüja nii Eestis, Lätis kui Leedus. Ja oleme sellega tegelenud juba viimased 5 aastat. 5 aastat nagu väga pikka aega ei olegi ju? Seda küll, aga mina isiklikult olen sellel alal nagu toimetanud viimased 10 aastat erinevate firmadel, 2 firmal konkreetsemalt. Ja põhimõtteliselt me siis nagu esindame erinevaid suuremaid mängukirjastajaid ja müüme nii-öelda rohkem nagu business to business edasi müüjatele edasi. Aga ühtlasi on ka meil olemas ka veebipood gamestar.ee, kus siis teostame eelmüüke ja muud sellist promo teemat. Kui populaarsed need mängud üldse on, mida te müüte? Te müüte ju sadu. Jah, ütleme sadu ja isegi 1000 mänge. Erinevad platvormid on selles mõttes nagu erinevad ja kõige populaarsem on Baltikumis tervikuna ikkagi nagu arvuti, sest ikkagi igas kodumajapidamises on olemas arvuti ja arvutimängude selline hinnatase on ka ühtlasi siuke odavam, mis nagu kindlasti aitab kaasa nende populaarsusele. Aga kui me vaatame nüüd suurusjärgus, teeme Ameerikas on konsoolid summaarselt kõrgemad kui PC. Kuidas Eestis ja Baltikumis see osa on? Arvutimängud eelkõige oma hinnatasemel on kõige populaarsemad, aga ütleme, läänes on erinevalt, jah, tõesti on konsoolimängud. Näiteks kui Inglismaal on Xbox üks populaarsemaid ja levinumaid konsoole, seda kindlasti mängitakse kõige enam,
siis Eestis ütleme järgneb PlayStation 4 arvutile siis ja ütleme PlayStation 4 ja PlayStation 3. Et PlayStation 4, mis alles hiljuti nagu jõudis turule, on üsna tugevalt nagu kanda kinnitanud ja PlayStation 4 mängude valik, kuna ta on üsna väike praegu, üsna marginaalne, siis selle populaarsus on üsna võrdväärne just mängude müügis PlayStation 3-ga. Te olete suurim müüja kogu Baltikumis. Kuidas me võiksime võrrelda nüüd Eesti, Läti ja Leedu turge? Ameerika, Inglise, nende kohta on igal pool andmeid olemas, aga Eestis pole keegi uuringuid teinud. Jah, kõige suurem turg ongi tegelikult Baltikumis ikkagi Eesti turg. Sellele järgneb Leedu ja siis on Läti. Et me ei saa vaadata ainult, et mäng on nüüd halb asi, kus tapetakse, vaid mäng arendab ka seda sotsialiseerumist ja suhtlemisoskust, keeleoskust, nagu juba sai mainitud. Et kindlasti tuleb vaadata ainult, et mida mängida, kui on hea mäng, siis on, nagu Januski ütles, see on väga arendav ka väikestele lastele ja neid on tehtud spetsiaalseid õppemänge, mis annavad teadmisi maailmast, õpetavad numbritega, matemaatikaga ümber käima, ehitama. See on tunduvalt avaramad võimalused on virtuaalmaailmas kui ühe komplekti Lego klotsidega. Veiko, aga kas teil on ka selliseid situatsioone, kus lapsevanem tuleb poodi ja ütleb, et ärge müüge mu lapsele, et tal on juba lausa arvuti sõltuvus? See on ju ka üks oht tegelikult kogu selle mängimise juures. Jah, eks kindlasti see oht on olemas, aga ma usun, et siin peab eelkõige ka vaatama nagu lapsevanem ise ja ütleme, see on ikkagi eelkõige tema otsustus. Tema nagu võib öelda mingil määral vastutus. Aga eks me kindlasti ka soovitame. Mida te soovitate? Me soovitamegi selles mõttes, et millist mängu, ütleme, lapsevanem nagu oma lapsele nagu soovib. Et kas ta soovibki sellist arendavat mängu, ta võib koosta erinevad mänge, et ütleme, ühel päeval mängib ühte liiki mängu, teisel päeval näiteks mängib mingisugust võidusõidumängu või mingit arendavamat mängu. Et see nagu, ja kindlasti arusaadavalt, ega tuleb nagu, ütleme, kui see muutub juba mingil määral, ütleme, sõltuvuseks, siis tuleb kindlasti seda üritada kuidagi piirata ja tuleb leida nagu sellised alternatiive ja ütleme, rohkem nagu võimalusi, et millele nagu keskenduda. Aga ütleme selle rusikaviibutusega mänguruse suunas ütleksin ma, et ennem olgu see väikene arvutimängu sõltuvus, kui on õige aeg, läheb see üle, kui et tekiks sõltuvus kuskil virud, kas ängides mõnedes mõnuainetest, olgu selleks alkohol või hullemad asjad. Et see, aga praegu vaatan, Jaanus hoiab siin näpu vahel mingit pakikest. Jah, meil on siin selle aasta uue tulijana rekordid löönud Watch Dogsi mäng, mis siis ilmus mitmel erineval platvormina, nagu varasemalt räägitud arvutile. Siis on see Xbox, PlayStation 4, PlayStation 3 ja Xbox One samuti. Ja loosimegi siis välja ühe mängu vastavalt siis valitud platvormile. Ning lisaks sellise eksklusiivse Watch Dogsi võtmehoidja, mida Eesti poodidest kusagilt osta ei saa. Ning küsimus on seotud selle sama mänguga, et mis on Watch Dogsi tegelase nimi? Peategelase nimi, just. Ja õiget vastust ootame teilt meiliaadressile tv@arvutitark.ee. Ja järgmises saates loosime siis kõigi vastanute vahel välja ühe Watch Dogsi mängu. Aga täna aitäh meie saatepartnerile GameStarsile ja selle esindajale Jaanus Kukele siia tulemast ja mänge tutvustamast. Aitäh teile! Tänased teemad ongi läbi võetud peaaegu kõik, sellepärast et üks uudis, mis puudutab Veiko ka sinu taskus olevat telefoni vist või? On meil veel tutvustamata. Mis telefon sul on? Minul on telefoniks siiamaani iPhone 4 selle pisikese ekraaniga ja see ongi olnud üks põhjus Apple'i sõprad Reerist, kes on kogu ette heitnud, et kui teised kasvavad suuremaks, miks on Apple jäänud pisikeseks? Pisikeseks. Ja sul on 4, sul ei ole isegi 5? Ei ole, mul ei ole vajadust selle järele. Aga kas pärast tänast päeva võib see number muutuda? Noh, mine sa tea. Never say never. Aga nüüd täna õhtul hilja välja kuulutatud iPhone 6 toob siis selle kaua oodatud suuruse kasvu. Väidetavalt, kuna ühtegi ametlikku
andmeid veel ei ole Apple'i poolt esitatud, siis rajaneb kõik see asi informatsioonile. ÜNÜ ehk üks naine ütles saunas, et väidetavalt tulevad nad välja 4,7 ja 5,5 tolliste ekraanidega, kaetud safiirklaasiga ja mäluhulk sisene kasvab ka topeltvanaga võrreldes 128 gigabaidini. Et lisandub palju neid asju, mis varasti puudusid. Aga kes tahab seda kõike täpsemalt näha, siis lülitage aga internetis kanalile www.apple.com/live. Nii et täna õhtul seda kõike näeb ja võib-olla järgmisel nädalal saame juba uudistada ja ka vaadata oma saadeteski, kuidas need kindlasti, uued kui nad iPhone'id jõuavad siia Eestisse, kutsume mingi Apple'i spetsialisti rääkima, kes meile siis seda hingeelu pikalt ja laialt lahkab. Aga täna aitäh teile vaatamast. Ning kirjutage meile uutest huvitavatest teemadest, millest te kuulda tahaksite. Saatke meile oma ideesid aadressile endiselt tv@arvutitark.ee ning ootame sinna ka vastust küsimusele, et saaksime teie vahel loosida GameStari poolt välja pandud toreda mängu. Kohtumiseni!